Head sõbrad, head kaasteelised. Nagu Toomas ütles, annan ma kiire ülevaate nendest mõtetest ja arutuskäigust, mis siis oli meie töörühmas ja mis puudutas just investeeringuid. Ma panin seinale selle slaidi, mis on teil ka nendes kollastes raamatutes, et ära näidata 2002. aastal spordikongressil tehtud otsused. Ma väidan, et need 8 aastat tagasi tehtud otsuseid ja kõige rohkem see esimene otsus, mis puudutas siis investeeringute käivitamist 3 laine meetodil, on ka selleks aluseks, miks me täna võime nautida neid mitmekesiseid, huvitavaid ja väga heas korras olevaid spordirajatisi. Ehk siis 2002. aasta spordikongressi otsus või heaks kiidetud mõte käivitada 3 laine investeeringud. Samamoodi me nimetasime ära ühe olulisema asjana, et kohalik omavalitsus, kelle juurde neid objekte rajatakse, kes nad ise rajavad, peavad väga vastutustundega nende rajamistesse suhtuma. Viimase punktina, nagu te näete, on siin ammu unustatud lühend PPP. Tol ajal tundus see väga mõistlik, väga hea, ehk et teha spordirajatisi kaasates erasektorit. Eestis on see toimunud, aga mitte nii klassikaliselt, nagu see PPP mujal maailmas toimub. Meil on aeg-ajalt lihtsalt kasutatud võõra rahana ehitaja enda oma vahendeid. Aga kaardistasime ka töörühmas ära tänase hetke. Ettekanne ei ole selles mõttes nagu positiivne, et me võiksime rääkida ju 10 minutite kaupa kõiki neid toredaid objekte ja mis on kõik hästi, aga vaatame natuke kriitilisemalt. Kui me analüüsisime kõiki neid objekte, mis on nüüd nende aastate jooksul tehtud, siis kahjuks kumab veel läbi ebaratsionaalsus planeerimisel ja nende objektide ehitamisel. Kõige rohkem on tunda sellist soovi jätta teatud inimestele endale mälestusmärgid endast. Et ei hinnata teatud objektide rajamise soovides üldse seda olukorda, mis valitseb selles kohalikus vallas, selles linnas, selles piirkonnas. Ehk, et meie mure on see, et kui hakatakse ehitama tulevasi objekte, siis ennem tuleb teha väga selge analüüs, kui palju on inimesi seal, kui palju on juurdekasv. Sest teame ju kõik meie statistika järgi, ega siin eestlasi 30 aasta pärast 20 miljonit ei ole. Pigem see summa on väga väike. Mul on endal üks hea kogemus, ma pakun aasta 2001-2002, kui olin kohtumine ühe kohaliku omavalitsuse juhiga ja ta säras ilmi rääkis, et ta peaks hakkama järgmine aasta ehitama ühte staadionit, pilgutas silma, ütles, saad ju aru, et saab siis valmis, kui on teatud valimised. Ja siis ma küsisin, et milline see staadion tuleb, et mis staadion see on, kui suur see on, ehk et mis objektid sinna veel tulevad. Siis ta ütles, et oota korra, et helistas enda spordiinimesele, ütles, kuule, et mitu rada seal Valga staadionil on. No vastus oli, et siis 6 rada, siis ta naeratas, ütles, et me teeme 8. Et sellised asjad on lihtsalt nagu minevikust näha ja meie siiras soov on ka, siin saalis istub hästi palju kohaliku omavalitsuse inimesi, et emotsiooni tohiks nagu võitu saada. Elukohajärgsed rajatised. Meil on hästi palju praegu õnneks kergliiklusteid, aga paratamatult neid ei ole nii palju, kui peaks olema, ehk et see hea reegel, et iga inimene peaks saama tervisespordiga tegeleda oma elukohast 10 või 15 minuti jalgsi käigu tee kaugusel. Et see ei ole meil veel tänaseks täidetud. Väga paljud on teinud nii kohalikud omavalitsused kui ka erasektor nende liikumisradade ja kergliiklusteede tegemiseks, aga ma arvan, et väga pikk samm on veel astuda. Me kirjeldasime ära ka selle, et rahvusvaheline tase, ehk et meie spordiobjektidel ei ole veel kõigil rahvusvahelist tase. Loomulikult ei ütle keegi, et igal meie spordiobjekt peaks vastama kas Euroopa või maailma tasemele. Aga kui me hiljem ka räägitakse meie osalust rahvusvahelises spordielus, siis Eestis peab olema neid kohti, kuhu meie siis saaksime neid rahvusvahelisi spordivõistlusi siia tuua. Siis me ütleme, mida rohkem me saame siia tuua välisvõistlejaid, seda rohkem me saame ka näidata, et meil toimub normaalne spordiliikumine, seda parem on meie seisukoht ja olukord ka rahvusvahelises spordiliikumises. Ehk rahvusvahelise tasemega spordirajatisi on meil veel vähe. Ja ülevaate puudumine nendest rajatistes. On ju teada, et isegi mõningad vallad, naabervalvad ei suuda kokku leppida selles, kes mis objekti teeb, rääkimata siis maakonna tasandil. Ehk et puudub tegelikult adekvaatne ülevaade veel nendest spordiobjektidest ja rajatistest, mis meil juba olemas on, ja veel suurem ülevaade puudub nendest ideedest ja mõtetest,
kuhu midagi tuleb rajada. Ehk mure on siis selles, nagu me ütleme alati, et rääkige omavahel, rääkige oma vallas, rääkige oma linnas, veel rohkem rääkige oma spordialaliitudes. Millised oleks siis eesmärgid, kuhu siis me tahaksime jõuda, kui me räägime objektidest? Ma olen mitu korda öelnud, et rääkige, mõelge, ehk see ratsionaalsus. Eestlased on minu meelest väga ratsionaalsed inimesed, natuke aeglased, aga siiski meil on jalad maas. Ehk kui hakatakse välja mõtlema, kokku leppima teatud objekte, teatud aladele pühendatud spordirajatisi, siis istuge maas, kalkuleerige. Ei ole midagi hirmsamat, kui ühel päeval oled sa väga ilusa spordihoone avamisel, kus uhkusega näidatakse nii duširuume, ja siis pärast kuskil üleval näidatakse, et vaadake, millised suurepärased kliimaseadmed meil on, Euroopa tase, kohe läheb töösse, kõik ilusti suriseb. Lähed aasta pärast sinna, tunned, et kuidagi saalis on natuke nagu selline, ütleme, õhku ei ole ja summne õhk on ja siis küsid, et kuulge, et aga mis siis nagu toimub, siis kas sa ka tead, kui palju see maksab, et need seadmed töötaksid. Et siis ei ole nagu midagi, laiutad lihtsalt käsi, et kas igal pool peab olema niisugune hullumeelsed torud, hullumeelsed seadmed, et enne võiks ikkagi väga selgelt kalkuleerida, mis see kõik asi maksma läheb. Sellepärast, et me oleme mitu korda ju ennem öelnud, et riik, keskvalitsus on alati valmis spordiobjekte rajades toetama seda ehitist, aga mitte kunagi keskvõim ei hakka neid objekte ülal pidama. See jääb alati kohaliku omavalitsuse enda kanda. Välisvahendid. Praegu meie analüüs näitab, et kuni aastani 2013 on kas siis investeeritud või siis kokku lepitud eurovahendite kasutamist spordis üle 1 miljardi krooni. Ühtepidi see on hullumeelne summa. Teistpidi mõeldes seda, et järgmine Euroopa struktuurivahendite perspektiiv on aasta 2014–2020, ma arvan, et me suudame umbes samasuguse summa, kui siis mitte just ära rääkida, pigem välja võidelda spordile ka selle 4 aasta jooksul. Ehk mõeldes selle peale, kui väike on meie riigieelarve, kuidas ta on aastatega isegi kukkunud, on see välisvahendid praegusel hetkel küll meie spordis selline väga hea õlekõrs olnud. Tippspordikeskused. Täna on väga mitmest sõnavõtust läbi käinud ka sõna Kääriku. Jah, Kääriku on paberi peal ja plaanis kui üks võimalikest tippspordikeskustest, sest ega meil Eestis neid ju palju ei ole. Ja ma olen alati selle peale mõelnud, et see vähene raha, mis meil on, võiks jääda Eestimaale, me ei peaks seda viima kas Soome, Rootsi või kuskile mujale. Ehk et meie tipud peaksid saama treenida Eestis. Loomulikult me ei saa siia kunagi 30-kraadist päikest maikuuks. See on nagu võimatu teha isegi meil, aga tippspordikeskusi me saaksime rajada. On veel objektid, mis oleks riigile olulised. Me räägime võib-olla veel 50-meetrise basseini Kujulast, räägime hokihallidest, räägime sõudekeskusest. Aga need on need eesmärgid, mida me peame lähema 4–8 aastaga tegema. Kui ma enne ütlesin, et meil puudub selge ülevaade spordiobjektidest, mis on olemas, siis see võis kõlada nii nagu mustvalge. No tegelikult on see ülevaade olemas, aga spordiseaduse muudatus jõustub järgmise aasta 1. juunist, millega siis seadustatakse ka Eesti spordiregister. Eesti spordiregistrisse kantakse meie klubid kõik, meie treenerid, nende kvalifikatsioonid, aga samuti kantakse sinna ka kõik spordiobjektid. Ehk et järgmise aasta jooksul on siis meil kõigil olemas ülevaade, millised spordiobjektid, kus asuvad, kui suured on nende üldkasutatav pind, eriotstarbeline pind, ehk et kõigil on siis, ma loodan aasta lõpus, see ülevaade võimalik oma koduarvutist vaadata. Kui ma olen alati öelnud, et spordideviis ega olümpiadeviis on situs altus fortius, kui me vaatame neid eelmised ettekanded, kõik väga kiiresti, slaidid vahetuvad, inimesed räägivad, siis kõik see, mis puudutab investeeringuid, tulevasi kulusid, siis minu soovitus on teil, et ennem natuke mõelge ehk tark ei torma. Aitäh!